kuulajad. Mina olen Tallinna nõid siin USA-s California osariigis Death Valley's väiksel jalutuskäigul siin ja jalutuskäigu raames väike vestlus rahvaga. Juba ajalooliselt on kasutatud sellist asja nagu mitradatism. Pontose kuningriigi kuninga Mitratese järgi on selline termin tulnud, et üks kuningas, keda mürgitati ja kes kartis surma saada mürgitamiste teelgi, et siis kuidas seda ära hoida, mitte et siis tuvastada seda, vaid et kuidas need mürgid ei mõjuks talle, siis järjest kasutas ta väikestes doosides erinevaid mürkained, et siis kui keegi mürgitas, siis ta surma selle tõttu ei saanudki. Aga nüüd siin see rahvas siin ja ajalooliselt on ka veel teisi näiteid sellise asja kohta, aga siis rahvas on ka kasutamas seda samat asja mitradatismi, et immuunseks ta muutuks mürgiste asjade suhtes, aga siis niimoodi, et kasutada mürgiseid asju, mitte ainult mürke siis, vaid mürgiseid halbasi asju, mis mürgitavad ta elu, mis stressi põhjustab talle, depressioone ja masendusi ja erinevaid teisigi asju, mis on väga halvad, et olles selle ligi järk-järgult selle halva sisse minnes niimoodi ja olles taludes seda alguses kaugemal, et vähem osa saaks ja siis niimoodi järjest lähemal, et rohkem saaks osa sellest mürgitavast asjast ja olukorraski, et siis ta talub, siis ei mõju talle enam ja niimoodi on siin soovitatud küll rahvale palju sellist teguviisi, et taluks seda, sa mine selle halva asja sisse, siis sa talud ja muutud immuunseks selle asja suhtes, mis sind lammutab. Aga nüüd küll selle poolt ei ole, et minna halva juurde ja taluda, saada sellest järjest rohkem osa, et siis ta enam ei tee midagi. Kas või siis näiteks niimoodi, et järjest minna vargale lähemale, muudkui, et ta saaks ära varastada. Aga mida lähemale lähed, seda rohkem siis immuunseks muututakse. Ei, tema küll ei hakka tegema, ta küll ei hakka varastama mu käest. On see siis lähedane või enda kodumaa või sugulased kuskil. Et mida lähemale nendele minna, siis immuunseks muudetakse ennast nende suhtes, et enam ei ole aru saada, mis nad tegemas on. Muidu kaugel tähes ehk oleks kuidagi võimalik aru saada. Aga lähedalt enam mitte. Pärast paljud on seda rääkinud ja kurdnud. Ei osanud oodatagi, kui see juba kätte tuli. Nad tegid immuunseks selliste asjade suhtes, halbade asjade suhtes ennast. Ja siis jäi lootus sellise teguviisi tõttu jäi lootus, et kui hakata teada saama natukene rohkem enda bioloogilisest sisemusest, et siis ehk see bioloogia sees annab teada, millest ta aru ei ole saanud. Et väljapoole vaadates ei saa aru enam, immuunseks on muutunud, aga seespoolt ehk saab aru, et mille suhtes ta immuunne nüüd on või aga mis see mõjub. Mis asi see on, mis see mõjub, et halvasti läheb, sest rahvas ikka otsib seda. Justkui ei ole mitte midagi tehtud, aga muutub halvaks järsku. Hakkab kuskil valutama midagi. Aga oli muututud immuunseks selle maailma suhtes. Et saab ehk niisama seda maailma siit läbida. Et see ei tähendagi, missugune ta on ja mis ta teeb. Aga saab läbi minna.
aga jutus vastupidi, et jäädi see maailma külge hoopiski sellise asja tõttu, et oodati kiiresti ära minna siit niimoodi läbi, et see tähendab midagi, mis siin on. Et see ei hakka külge, sest et on harjutatud. Väiksest saadik juba vanaema õpetab oma lapselast, et kuidas muutuda niimoodi immuunseks selle asja suhtes, mis nagunii tuleb, et ära närvitse nii palju, ära muretse. Küll sa ka vanaks jääd, küll sa ka haigeks jääd. Aga siis on rahvas, kes ei ole sellega nõus kuidagi. Ja siingi väljas praegu 44 kraadi, siin videvikus on sooja 44 kraadi. Ja mõjub see hästi. Seda mõjugi tunda läbi selle ekraanigi, siin on ka rahvale, et kuidas soe ja ka tuulgi mõjub niimoodi, et see halb asi, mis siin maailmas on, et sellega ei ole kokkupuudet olnudki üldse. Et midagi muud on, sest kuuma sees siin viibides haigeks ei jää, nõrgaks ei jää, joogijanu ei tule, et ma hakkan ära surema, et mis siis saab. Kuid edasi veel üks asi. See maailm, kui on ehitatud niimoodi, et saab ära võtta kõik asjad, mis sul on, siis osad püüavad ennast teistpidi näidata, et äravõtjale oleks näha seda, et ei ole mitte midagi, mida võtta, see on väärtusetu. Kuigi tegelikult väärtusetud asjad, neid ei olegi olemas selle juures, kes elada soovib. Väärtusetu on see, kes vaatab ainult vilavate silmadega ringi, et mis saaks kellegi käest ära võtta. Ja niimoodi sa saab ehitada oma elu siia. Ja isegi seda samad keha niimoodi vaadatakse, kui väärtuslik see ikkagi on, et seda ära võtta. Et keegi justkui siin omas oma keha ja siis saab ta seda ära võtta kuidagi. Ja see näeb välja niimoodi, et soovitakse teada, mis kellegi organismis toimub. On järsku väga tähtis teada, et mis see teeb see maks, mis see süda teeb, mis see kopsud teevad, et järsku on kellegi vaja, see muutub järsku oluliseks. Ja rahvas küll, osad on kartmased, ehk seda asja, see keha ja organid, kõik seest võetakse tal ära. Mure on juba suur üle maailma selle üle, et mis siis saab. Ja teised ütlevad, aga sa oled väärtuslik just selle pärast, et sul on need väärtuslikud organid ja teistel läheb seda vaja. Nii et üleni maailm ehitatud sellisena, et saab ära võtta. Ja muudatusedki toimuvad siin selliselt äravõtmise tehnikaga, öeldes, et see on hea, mis me teeme. Et kõigepealt olid põllumaad, heinamaad ja soid kuivendati, et rohkem saaks heinamaid juurde, siis pöörati see tagasi, et väärtuslik on just see soine koht, soo, see on väärtuslik. Ja hakati seda siis eelnevat väärtuslikku väärtusetuks muutma. Ja niimoodi lõpuks rahvas jääb igasugusest parandusest ilma, sest see, mis tal on, muudeti teistsuguseks ümber. See on nüüd väärtusetu. Ennem pandi tegema ja saama ja tööd tegema selle nimel palju. Ja siis öeldakse, et see on väärtusetu. Et seda siis pärast käest ära võtta sul. Et tasuks olla ettevaatlik ja hoolas ka oma asjades. Et mis asju hakatakse muutma väärtusetuks. Alguses pidid suureks kasvatama selle rohkem väärtuslikuks, kasutoovaks. Ja siis pärast, kui see valmis sai tehtud,
kasvatatud ülesse ja siis oli järsku kellelgi teisel seda vaja ära võtta. Öeldes ei kõlba, saab ära võtta. Rahvas on järjest rohkem hakanud koguma teisest maailmast pärit asju, mida teadlane kindlaks teha ei saa, uurida ei saa, ümber mõõta ei saa. Et need on olulised järsku rahvale küll. Seepärast järjest rohkem hakatakse koguma kokkupuuteid ebamaistega asjadega, ebamaiste olenditega. Ehk mütoloogiaski midagi tulemas on. Unenäod, nägemused ja nii edasi, palju asju ja see kogumine läheb edasi, mis on üleni väärtusetu selle maailma jaoks. Teise jaoks hinnalisemgi ja unustamatum ja mälestusväärne. Need asju on tulemas juurde. Ja selgub, et järjest rohkem on asutud ka soovima teistele selliseid asju. Hindamatuidki see maailm ei saa hinnata. Aga see ei tähendagi, et teadlane on siis kõrval seal oma asjadega, mis ta hindab väärtuslikuks. Ja seegi vitratatism, siis, millest räägitud sai, neid seda ei poolda, et mürkidega ennast harjutada, sest et mürgiste asjadega ei tegele nõid. Aga see ei tähendagi, et osad siis nimetavad häid asju mürgiseks, nagu kuuldud on, et kohvi on mürgine ja suhkur on mürgine aga siis natuke aega läheb mööda ja siis selgub, et need on üldse elus püsimise asjad, et vesi ei ole elus püsimise jaoks. Vaid need teised asjad on, magus on elus püsimise jaoks, kohvi on, sool on, tšilli on ja teisi ka asju veel on. Et kui need on elus, siis elus saab püsidagi ja ülejäänud see maailm, see väärtusetute asjadega ei tule ammutama. Ja siin väike jalutuskäik koos vestlusega, siis tänaseks korraks kõik ja uute vestlusteni.